Tere, Piret! Sa oled tükk aega töötanud Pealtnägija saates, sa võiksid teada, milles asi on? Okei, ma aiman. Mis sa aimad? No kui sina siin oled, siis ma pakuks, et mul on mingi põnev hobi. Sul on põnev hobi, kas sa tikid äkki või eegeldad või midagi? Just. Ja sa tulid sellest põnevast hobist lugu tegema. Ma tulin sellest põnevast hobist lugu tegema, aga selle kõrvale on mul sulle ka tore teadaanne, mida sa ilmselt ka aimad. Piret, Vanilla Ninja on pääsenud Eesti Laulu finaali. Suurepärane uudis, mul on nii hea meel. Tore. Emme läheb sinna võistlusele, kus eelmine aasta osales Tommy Cash. Tommy Cashi sa tead ju hästi, aine? Ja Tommy Cash on teema, nii et selles mõttes ma arvan, et jõuab kohale. Egert, mis sinu emotsioonid on? Mul on väga hea, tuleb väga kiire aeg vist jälle peres ja mina pean palju lapsi hoidma muud. Selles mõttes aga ainult rõõm, tõesti väga lahe, et saite, tõesti mul nii hea meel. Sina oled lugu kuulnud ka? Ma olen lugu kuulnud, natuke oli tunne, et see peab saama ka, et tegelikult on ikka väga hea lugu. Ja jah, ma arvan, et rahvas üllatub. Piret, kas me helistame ka su kamraadidele, ega sina saad olla see, kes ütleb Lennale ja Kerlile head mõtted, aga ma ei tea, kas me äkki lähme katuse alla? No, muidugi, jaa. Tšau, mis sa teed? Kuule, olen Hugoga vannitoas ja proovin minna pesema. Mis jutt on? Mis juhtus? Vaata korra. Joo. Mis sa teed? Sa oled stuudios või? Midagi, stutti jõudsin just. Okei. Kuulge, oota, ma näitan teile. Näitan plaate. Vaadake. Kes siin on? Ma ei näe. Appi! Piret, ütle ise välja ka. Saate aru juba, jah? Appi! No igaks juhuks, et... Kuskile saatesse näiteks või? Sa oled kõik kuskile saatesse pääsenud, teie info on korrektne, Vanilla Ninjat oodatakse väga suure rõõmuga Eesti Laulu finaali. Palju õnne! Appi, mul on väga suur hea meel, sellepärast ma nägin unes, et nii võiks minna, nii et mul on hea meel, et nii läks. Kerli jõudis ka vahepeal kohale. Kerli, ma ei tea, kas sa aimad, miks me siin räägime sinuga, selline ootamatu kõne on? Natuke aiman. No ühesõnaga, me saime ikkagi finaali. Kerlil on vaiksed reaktsioonid. Mega lahe. Kuulge, Vanilla Ninja, te käisite täpselt 20 aastat tagasi, tookord küll Šveitsi eest Eurovisiooni suurel laval. Mis emotsioonid sealt meenuvad, kui te praegu mõtlete sellele tagasi? Mis see esimene hetk on, mis sealt meelde tuleb? Jah, see oli 20 aastat tagasi, aine. Tahaks küll uuesti minna. Et nüüd 20 aastat hiljem oleks nii äge seda uuesti kõik läbi teha ja hoopis nagu kuidas vanema ja targemana ja teadlikumana. Et tol ajal me olime niigi bändina väga suures sõiduvees ja selliseid suuri teleshowsid ja asju oli meil hästi palju ja siis ei tundunud võib-olla isegi nii eriline. Et praeguses hetkes mina oskaks kindlasti palju rohkem hinnata seda kogemust. Lenna, kuidas sinuga? Jaa, ma olen nõus Piretiga, kuigi ma arvan, et see ikkagi oli väga eriline, et mina mäletan oma emotsioone ikka, et suht eufoorilised olid need, et sellist ikkagi nagu 1000% rõõmu, et ma mäletan just seda finaali saamist, et see lipp oli käes ja me seal jooksime, et see oli ikka tegelikult väga võimas ja mõnus tunne. Ja tookord siis Šveitsi eest, nüüd saate minna loodetavasti, kes teab, võib-olla sinimustvalget sinna lehvitama. Selle loo nimi on Too Epic to be True, mis kehtib ka praeguse olukorra kohta tõenäoliselt. Absoluutselt. Kas te natuke räägiks sellest loost, mida me seal kuulda saame? Millise ajastu Vanilla Ninjat see meile meenutab või on see hoopis midagi täiesti uust? Vot see, minu arust sellepärast see lugu ongi hästi äge, et ta on ühest küljest nagu midagi täiesti uut. Ta on hästi sellise värske kõlaga, ei meenuta minu arust mitte kedagi teist hetkel, aga samal ajal midagi on nagu Club Kung Fu likku selles ka. Ja siis veel kolmanda asjana, et ta on hästi selline helge lugu minu arust praeguses ajastus. Nagu sellist helgust ei ole nagu just üleliia. Kui mina esimest korda demo kuulsin, siis mul kohe nagu kuidagi tekkis
sihuke soe tunne nagu. No Lenna, sa saad väga õnneliku duši nüüd teha loodetavasti.